teeme aiga mingi superge saidikese, vaatame, mis sellest välja tuleb. Et teeks selle saidi WordPressis, siis eks ole, et üle 40% saitidest ülemaailmselt on tehtud siis WordPressis. Ta on hea, siin on hea sisuhallussüsteem. Saad artiklit kirjutada, need siin, lehekesi teha, saad isegi tooteid müüa, galerii, kõik huvitavad asjad ja pluginid. Saad täitsa eraldi igaks funktsiooni jaoks mingid pluginid. Ise ka neid pluginid teha muide. Tänapäeval võib aiga ka teha neid juba. Aga võtaks selle WordPressi siis veebimajutusest, veebimajutus.ee, siis eks ole, need saad domeenisid, saad kodulehte, saad siis e-posti, kõik mugavad ja siia paketid ja hinnad, vaatame, mis ta maksab. No see siin on hea pakett alustajale. Vaatame, näitan sulle ühte trikki nüüd, et kui sa valid vähemalt 3 kuud, vaata, mis juhtub. Sa võtad siia, mul on promokood, sa kirjutad siia sihukest asja, AI-labor, boom! Esimesed 3 kuud on tasuta, palun väga. Sa tahad veel soodsamad, no siis 10 kuud. Sa saad domeeni tasuta, muidu domeeni on 8 midagi aastas. Sa saad esimese aasta siis tasuta. Ja kuutasu on siis 10 on ju, aga muidu kui sa võtad neid eelnevaid, siis need on 12. 3 kuud saab läbi. Nii, domeeni ka jääb tahab, et võtad. Saad siit ilusti võtta. Kuidas siis, no niimoodi kirjutad siia mingit nime, vaatad, kas on saadaval, mis lõpuks sa tahad. Lõpuga on siis 8,85. Otsime, muidugi see on kinni, ma olen juba ära võtnud, sorry, not sorry. Nii, vaatad, et on vaba, okei, väga hea, paned lisaostukorvi. Nii, võtad 3 kuuks, siis muidugi no domeeni ei ole tasuta, kui sa võtad seda, siis on, ja esimesed 3 kuud on tasuta. Siis tuled nüüd sihukesele lehekese nagu ülevaade, saad siin oma e-posti teha, kui tahad. Domeeni lõpuga siis näiteks info@ailabor.ee, sihukesed professionaalsemad. Saad oma domeeni hallata ja kodulehe läbi sisse. Nii, oleme nüüd WordPressis, meil on nüüd oma lehikene olemas. Aga mis siin toimub siis? Ma ei hakka siin tegema, mul on juba olemas, on ju, et mis mina teen, ma lähen ühte teisse kohta, kus mul on ka WordPress olemas ja ma teen seal pigem nullist, ma ei hakka omal AI-laborit ära lõhkuma nüüd. Nii, ma tulin nüüd teisse kohta, kus mul on ka WordPress, kus mul ei ole mitte midagi tehtud, mul on siin tühjus, nii et mis me teeme siis? Kõigepealt tuleme settings juurde, et sa pead tähe, see on kõik inglise keeles, et sa saad seda soovi korral eesti keelde tõmmata. Siit, site language, paned siia Eesti, nii, Zoomi, mis sa ajad, kuule, Eesti, vot siin, Eesti. Salvestad, boom, kõik on eesti keeles. Nüüd on palju kergem. Paned oma veebilehekese nime siia, mul on midagi täitsa suvalist praegu. Siis veebisaidi ikoonikene ka, vähemalt sihukese suurusega, lihtsalt lohistad siia. Kõik on chill, siis salvestad. No lühikirjeldus võid ka panna, aga ma ei tea, see ei ole vast nii oluline. Ja kuidas veebisaiti vaadata? Siit esilehele. Nii, oleme nüüd siin, mis mul siin toimub. Kust see sait siia tuli, ma ei ole teinud mitte midagi. Pluginad on nüüd kõik huvitavad funktsioonid ja asjad, mis sa siin paigaldama peaksid. Ja seda me ka teeme AI jaoks, kutsume AI'd ka appi. Lõpuks ometi. Tahtsime AI-ga teha saite. Nii. Ja paigaldatud plugin paneme lisaos plugin ikka ja mul ei ole veel seda starteri, mis ma siin kirjutasin. Nii, nüüd otsime. Võtame selle siit. Starter templates. Install. Aktiveerime. Teeme nüüd AI-ga. Lõpuks AI tuli ka. Selleks peame tegema konto siin platvormil. Siis vaatame, mis see teeb. Ja siis on sait meil olemas, et saame seda hakata kohandama, nii et davai, alustame. Ja ma ei ole inimene, on Google konto, väga hea, saad ühe klikiga, kui ei ole, siis saad siit emailiga. Get started, alustame siit. Eesti keelde, Estonian, jaa. Nii, mille jaoks me tahame. Agentuuri, restorani, ettevõtlus, üritus, mittetulundus, mingi lokaalne jõusaal, spa, platvormi põhine mingi teenus või hambarst või kirjuta ise siia midagi. Education, haridus. Educational, vaata, mis ta teeb. Siia lihtsalt AI laborkirja. Edasi. Ja nüüd siin toimub kõik see põnev asi. Kirjutame siia, mida me tahame näha saidin. Okei. Aitäh, AI. Ma ei pidanud mitte midagi kirjutama praegu, aga ma võin seda nüüd muuta ju. Veel täpsemaks tõmmata. No, seda osa peab sieks teha. Siit, no ma jätan praegu kõik nii, nagu ta pani mulle. Aga sa pane ikka nii, nagu sul on, eks ole. Edasi. Kuidas inimesed saavad sinuga kontakti võtta, sinu aadress, email, telefonumber, sotsiaalmeedia, ma praegu ei pane, on ju. Nii, siis siia ma võiksin mingi pildid panna. Hakkab genereerima pilte, aga kui sul ei ole, siis pole midagi. Vaatame, mis ta siis meile siin teeb. Nende märksõnade alusel. Panen selle ka siis juba juurde. Tehisintellekt. No nii. Erinevad mallikesed. Valid, mis sulle meeldib. Tekst on ka ilusti pandud. Isegi veel. Palju siin on neid? Veel. Väga palju.
midagi ikka leiad siit, kust alustada, sest sa saad seda alati muuta ümber. Nii, nüüd juba tuleb preemiumid, jah? Mõned on preemiumid. Hoiad hiirt peal, siis vaata, näitab sulle veel lähemalt, kuidas see välja näeb. Aga ma võtan selle lihtsalt kiiresti sinna juba teha. Nii, saidi logo, saad siia lükata fondikesed, värvipalett, saad ise muuta siit värve ka, kui sulle neid ei meeldi siin. Lihtsalt siia ja siit saad muuta värvikoodi. Enter, nii, nüüd ühte värvi panna. Okei, siis ta vaatab ise selle põhiselt ja saad panna kas hele versioon, tume versioon, värvi järgi võtame. Davai, continue. Nii, mis me võiksime siit võtta? Võtame kõik need asjad. Sait on valmis, vaatame, mis ta tegi. Haridusasutus. Ja siis seal taga mingi kohv. Mulle meeldib, kuidas ta kohv võiks otsustas muuta. Seda peab siit muutma lihtsalt pildikesed. No pildid nagu nii peab muutuma. Enda pildid ikka panema. Mul ei olnud, nii et sul vasta. Aga nüüd on koduleht olemas tegelikult nüüd, mis peab tegema, ongi kõik need asjad siit ära muuta lihtsalt õigeks. Ja selleks teeme lihtsalt nii, paneme siia muuda lehte. Nii, ja nüüd põhimõtteliselt sa ei pea siin mitte midagi koodima. Üleüldse WordPressis sa ei pea. See on siin niuke süsteemi, vaata, et sa võtad mingist asjast kinni ja saad seda lohistada põhimõtteliselt. No siit asjad nüüd võtad kinni ja saad seda liigutada. Nii, mul on juba väga aeglane, jah, natuke lollitas. Ja teine võte, kuidas neid siin nihutada, on, kui sa võidad siia dokumendi ülevaade. Need kastikesed teed siit lahti niimoodi. Paned hiireks seal peale, ta näitab, vaata, mis ta selekteeris. Ta asub siin. Saad niimoodi näiteks nendest kinni võtta siit, loistad näiteks allapoole. Nüüd ta vahetas neid. Või võtad kõikidest nuppudest kinni, lükkad hoopis ettepooleki, näed sa. Või sa saad ka nii, et need siin on nooleke lihtsalt liigu alla. No ta tegi niimoodi. Või kui me võtame selles konteineris kinni, näed sa, saad hästi kiirelt niimoodi sättida. Ja pildid muudad, vaidad pildikesed peale, style ja siit saad muuta. Paned oma pildi siia. Nii, mingi pealkiri, alttekst, SEO jaoks on ju kirjeldus, kui tahad. Peadis, nii, vali. Boom, tehisintellekt, tere. Kuna ta on nii tume siin, siis ma saaks seda ka muuta. Kohe vaatame siit. Siin jah, overlay. Selleks saab. Võid värvi ka muuta. Opa, punane. No tere tulemast pole vast vaja, see on iga. Kui läheks nüüd midagi sassi, nagu praegu kustutasin kogemata, siis siit noolelt saab tagasi võtta. Nii, nüüd on kõik korras jälle. Vahepeal salvestada on ju, mis siin tehtud sai. Salvestame ja siit saad vaadata, kuidas see näeks välja tahvelartis ja mobiilitelefonis. Et oleks iga pool okei. Et see okei. No neid tooted vast pole vaja, siia võib neid ära. Aga ma vaatan, kuidas ta välja näeb telefonist, reaalselt telefonist. Mingi iPhone võtame. Tegelikult on okei telefoni vaatest. Jep, miks mitte. Muidugi kõik see info peaks nüüd õigeks muutuma. Aga üleüldse tundub, et oot, ma isegi ei vaada, mis ta teistele saitidele pani, tähendab lehtedele. Meis annab siin jäätist. Okei. Ja kogukond, karjäär muidugi. Loengud, kursused. Need pildid on naljakad, see on selle teksti kõrval. Aga jah, teksti ta tegi selle AI abiga, aga need pildikesed peab siis ise siin muutuma või ära kustutama. Seda saad ka siit noole pealt, tähendab siin punktikeste pealt, vaata, kustuta. Kuidas neid tekste siin muuta? See riba siin. Nii, mis on lollitad siin. Et seda riba siin muuta, navigatsiooniriba, selleks paneme nüüd kohanda. Siin saab ka paar välimuse asja teha. Mitte ainult selle ülemise asjaga paar asja veel võtta. Vaatame kohe. Nii, näed, see on ikka päris palju asju, mida võib muuta. Ülemist loistan hiirega, sest ta näitab seda pliiatsid, et kui võtakski pliiatsid peale, tahaks näiteks seda menüüd muuta, et me ei taha siia menüüd. No ma ei taha, et sellel menüül oleks menüü näiteks, on ju. Siis panengi lihtsalt siia pliitsi peale, et tahaks seda osa muuta. Paneme siis configure. Hakkame seda menüüd muutma. Primaarmenüü siis on ju. Kuidas seda muuta? Tuleme selleks. Võtan uue lehe lahti, et lähme tagasi sinna dashboardi. No see töölaud. See töölaud siin, jah. Selleks pigem tuleme siia, kus on välimus. Näed, siin on menüü. Siin sa saad teha menüüd, mis on üleval ja saad teha menüüd, mis on all, kui sa tahad, et oleksid eraldi näiteks. Et me vaatasime primary menüü, eks ole, on praegu aktiveeritud. Vaatame, mis siin sees on, näed. Need asjad. Et näiteks tahakski, et see menüü siit ära kaob, siis lihtsalt kustuta valmis. Ja siia võib ka ise juurde lisada midagi. No enne salvesta ka.
salvest palun. Ja kuidas see lisada, vaata, sa pead enne tegema lehekesi, mida üldse lisada. Lehekesi saad siit teha. Lisaleht. Kui sa teed lehe, tuleb siia ka ja siis sa aktiveerid ta, paned lisamenüüsse ja siis sa saad seda niimoodi lükata ka settida järjekorda. Kustuta, nii, võid nime muuta ka, see ei pea olema blogi, võid mingid artiklid olla, avaleht, mida iganes. Ja nüüd, kui ma teen ühe refreshi sellele praegu, siis ta peaks selle menüü ära kaotama nüüd. Menüü on kadunud. Nüüd siin on väga inetu logo, ei olegi logo, nüüd panekski see siia nüüd. Pealkiri, no ma väga ei soovita niimoodi teksti kujundada väga panna, et saate ära peita vaata igast seadmest ja logo, kus on tekst ka sees lihtsalt. Võtan mingi suvalise praegu või images, et siit saab ka võtta pilte, aga no need ei ole väga huvitavad. Kas need on ka mingid AI pildid näevad väga naljakad välja. Igatahes see logo, mis sa siia paned, tal peaks olema läbipaistev taust. Sa ei taha, et ta paneks mingit kasti sinna. Mul ei ole praegu mingit logo, lihtsalt võtsin OpenAI, mis on valget värvi, mis ei ole ka väga hea vist siin näitel. Proovime, vaatame. Käbi. Okei, tegelikult sobib küll siia, sest et valge on täitsa okei. Aga sa näed, et ta oli õudselt suur, et ma saakski teda väikseks tõmmata. Teeme ta ikka laiaks, nii. Siin oli valge. Nii, OpenAI, tere! Pakub siin kohvi meile. Niimoodi. Ja seda peab eraldi nendes seadmes muutma seda suurust. Vaatame, panin praegu tahvelaarti, nüüd ta võib olla. Ei sobi, okei, siin sobis. Vaatame telefoni korraks. Nii, on ka okei. Kõik on hästi. Logo on olemas nüüd. Siis paned avalda. Selle osaga siin on kõik korras. No vaat, seda nuppu ikka muutasin. Saad linki panna, et kuhu linkile nüüd see juhatab inimest, kui ta siia vajutub. Saad disaini, näiteks tahate, et ta oleks ümar. Paned siia siis 20. Need sa nüüd on nii ilus ümar. Või üldse värvi muuta. Tekstivärvi, taustavärvi, mingid piirjooned äkki üldse panna. Kas ka teha? Tuled siia alla, vaata seda tegema siin. Saad ka niimoodi, vaata, kui pliiatsiga peale tuled. Ja sa ei pea nii tegema, et 3 sükest asjandust on siin, vaata, saad siin ise muuta seda, et nii. Neid ma võin kustutada siit. Siis ma võin valida, äkki ma tahaks, et oleks ainult niimoodi. Muudaks seda widgetit ka siit. Paneme footeri menüüd ka, ehk siis jaluse menüü, jah. Ta oleks siin all ka, täpselt sama menüü. Siis meil oli see primary nimega. Siin ka. Väga hea. Aga mind häirib, et ta ei ole kesken. Miks see Okei, nüüd on. Seda värvi võib ka muuta siit disainist. Ja palun. See osa on olemas. Ja see võib mingit teksti panna, mida iganes. Või sul võib olla 2 neid, nagu enne oli. Või 3. Sõltub palju infot on anda. Boom. Ja boom. Jah, sotsiaalmeedia ka. Nii, vaatame, mis sellest siin tuli. Ja kas see vähemalt töötab? Blogi, palun. Oho, tegi see AI kirjutas mingit blogi ka sinna. Mis sa kirjutasid siis? Midagi kirjutanud, okei. Näidis lihtsalt. Aga jah, kui need kohvid siit ära muuta vastava teema peal ikka, siis tal võib-olla ei ole treeningu materjali seda AI asja siin, siis ta panigi mulle kohvi lihtsalt. Aga mingid spetsiifilisemad avab panna, siis ta ikka saab aru. Näiteks sul olid ju mingid valikud jõusaal ja haridus ja agentuur ja blablabla. Aga see on täitsa siukene, no okei aluspunkt. Sest võib siit küll alustada ja siis hakata seda lihtsalt muutma. Tekstid ja asjandused ja mõnest kohast nupud ära võtta. Ja kui sa tahad midagi juurde lisada, mis siin ei ole, vaata, saad siit pluss nupu pealt. Boom. Palju asju siin on blokid ka isegi valmis tehtud mustrid. Tee ise siit. Aga kui sa tahad ise ikka teha, siis teksti saab siit lõik. Pealkiri, pilte saad siit, nuppe saad siit, veergusid saad siit teha, saad ridasid, tühja ruumi jätta ja no nüüd juba siuksed spetsiifilised kujunduse asjad. Saab mingid moodulid saad teha, tuled siia välimuse peale, paned moodulid, saad siit siin kujundada valmis mingisugused ja siis saad neid kasutada eraldi lehtedel niimoodi dünaamiliselt. Näiteks blogi juures on siuke asi, et näiteks hiljutisi artiklid võikski panna eesti keelt hoopis. Nii, kommentaarid ka ja arhiiv ja kategooria ja siit võib juurde lisada neid asju ja uuendada. Ja sait on valmis, siis vajutad siia, kus on not live ja paneme ta live lihtsalt. Täitsa okei alustusega, et säästab küll siin korralikult, täitsa nullist alustad. Ei tea, mis suunas võtta. Vaatab, mis see sulle leiutab, hakkad seda kohandama ümber. Ja siis tasakesi pluginates veel funktsionaalsust võtma, näiteks tahab mingi kontaktvormi panna, mingit kalendrit, mingit sotsiaalmeedia postitusi ja asju dünaamiliselt siia tuua, mida iganes. Vaata, sa saad siit lihtsalt lisa uus plugin, sa paned siia mingi märksõna, vaatab, mis ta sulle annab. Vaatab, palju kasutajad on, mis hinnang on. Google'is ka veel uurid juurde ja mis see siis on nüüd see täitsa okei. Postitusi saab siis siit hallata ja nii.
Need võib ära kustutada üldse või võib kohe muutma minna. Mingit rubriiki panna, silti ja pärast filtreerida neid. Ma arvan, mul vast ei ole mõtet nüüd rohkem detailsemaks minna, mul liiga palju infot juba. Aga ai osa pealt täitsa kõik selge vast, nii ta teeb.